Nii, selgus, et üks asi, millega ma digimaailmas olen kõva tegija, on telefonide maha pillamine. Kahjuks minu Samsung, mis oli 1,5 nädalat paranduses, tuli koju tagasi, aga nii nagu ta ilma pildita siit ära läks, nii ta ilma pildita ka tagasi tuli. Seega otsustasin, et ma asendan siis nüüd oma selle Samsungi telefoni uue Samsung, mis ta siis on, S9 Plussiga. Loodan väga, et ma seda ei pilla maha, kuigi minu mees on teinud enamus minu telefonidele kindlustused selleks puhuks, et kui kukub maha, siis on tal kindlustus, aga kuna mul on ta juba 3 korda maha kukkunud ja 3 korda paranduses käinud, siis enam sellest väga torku polnud. Tegelikult telefoni ma kasutan oluliselt rohkem kui arvutit ja esmajärjekorras on telefon ikkagi minu jaoks suhtlusvahend ja ka proovide ja kontsertide lindistamiseks hädavajalik. Seega vaatame, kas ta õigustab minu ootuseid. Minu esietendus Linnukauplejaga on välja tulnud väga edukalt, väga lõbus oli, uksed kukkusid laiali lava peal, juhtus igasuguseid ootamatuid toredaid asju. Mul on väga hea tunne hinges ja teie saate kõike seda tulla järgmistel etendustel vaatama. Aga plaan siis oli järgmine, et homme ma peaksin sõitma Soome. Loomulikult selle suure adrenaliini ja ettevalmistusperioodiga pole ma üldse sellega tegeleda saanud. Ma tean ainult seda, et ma plaanin sõita Tallinkiga. Seal olid mingisugused sobivamad kellaajad. Ja nagu ikka, ütleme siis boheemlastele kohane, kõik viimasel minutil. Lapsed autosse ja Soome. Laevapiletid on siis ostetud ja kuna selgituseks siis nii palju, et eelnevalt me rääkisime, et me otsime Airbnb-st korterid, siis see meil kahjuks luhtus, kuna kui me maksma hakkasime, siis selgus, et Soomes on hästi palju ja väga kallid lisatasud, seal olid koristamised ja igasugused muud tasud, nii et see summa läks nii suureks, et leidsime hoopis bookingust ühe sobiva hotelli, kus on basseinid ja saunad ja söögid sees, nii et rahakott siiski otsustas, et me peatume hotellis. Ja jostain niin kotimainen. Täällä se vesi ja sitten. Yes, ota rohkaisemaan tempoon, ei saa niin seuraava. Mul läks väga hästi, ma olen väga rahul. Ja näeme Lõbustes pargis, nüüd hakkab puhkus. Jonas!
no kuidas oli? See ei olnud õudne! See oli igav. Niisiis, aitäh teile kõikidele, kes te minuga selle teekonna kaasa käisite. Minul oli väga põnev ja ma loodan, et teil oli ka huvitav vaadata ja jälgida minu tegemisi. Mida ma teile siis sooviksin? Ühest küljest, jah, internet teeb tõepoolest meie elu oluliselt lihtsamaks. Aga mina siiski soovin teile, et veedaksite rohkem aega oma kallite inimestega, oma heade sõpradega, käiksite teatrites, kinos, kontsertidel, saaksite imelisi emotsioone, jalutaksite metsas, istuksite kohvikus, restoranides, elaksite nii-öelda päris elu. Tänan loomulikult oma kallist perekonda, kes minuga oli nõus selle teekonna läbi käima ja loomulikult ka SEB-d, et ta mulle selle võimaluse pakkus.